et täna siis räägime sellest, et muutus on hirmus, aga elada keskmist elu on palju hirmsam. Et kui sa tahad midagi suuremat korda saata, sa pead ju igal juhul tegema mingeid muudatusi, aga muudatused on ju tihtipeale minek teadmatusse, mis teeb selle eriti hirmsaks, eks. Aga samas on muudatused just need, et mida ei peaks kartma. Sest just need toovad ju ellu põnevust ja kasvu, mis teevad siis sinu elu huvitavamaks. Ja kui ma ütlen sõna muudatuseks, siis ma just mõtlen selle all, et muudatus igas valdkonnas. Näiteks muutus siis oma töö juures, muutused äris, suhetes, elukoha vahetamises või mis iganes muudatused. Et see võib olla ka kodulooma võtmine näiteks või kuhugi reisimine või üldse mingite reeglite muudatused. Et lihtsalt mingi muutus, mis iganes see ka ei oleks. Ja hirmsaks ju selle teebki see, et me ei tea, mis nendele muudatustele järgneb. Et näiteks ma ise olen viimasel ajal mitu korda töökohta vahetanud ja ikka ju tekivad mingisugused kahtlused, et millised on sealsed juhid, millised on teised töötajad, eks. Et mul võib olla ju mingisugune eeldus sellele, aga lõplikult seda nagunii ei tea, enne kui see samm on tehtud. Et vahet ei ole milline muutus, lihtsalt mingisugune muudatus su elus. Ja see on tihtipeale ongi hirmus, alati kui on mingi suurem elu muudatuseks. Ja see on ka täiesti normaalne inimlik, sest meil kõigil on elus 6 põhilist vajadust. 6 põhilist vajadust ja arva ära, mis nendest on üldises pildis siis esimesel kohal. Et see on kindlustunne, olla millaski kindel ja teada, kuhu see tee või otsus sind viib. Et me tahame olla kindlad, et näiteks see töö sobib meile või näiteks, et mingisugune suhe jääb kestma. Või näiteks, et koduloom ei rüüsta su elamist ära, et vahet ei ole, lihtsalt me tahame olla kindlad, et kõik läheks hästi. Ja üldiselt iga muudatus ongi hirmus. 100%, et ma olen ise teinud mitmeid muudatusi ja ma võin kindlalt öelda, et need on hirmsad. Sest me ei tea, mis hakkab edasi saama ja kuhu see otsus meid viib. Ja tead, mida ma võin veel kindlalt öelda? Mida ma kindlalt veel usun, et see on hirmus. See on keskmine olemine. See on üks hirmsamaid asju, mida ma suudan ette näha. Et olla lihtsalt see, kes sa oled kogu aeg olnud ja saada kogu aeg täpselt sama tulemust. Et elada lihtsalt keskmist elu. Et teha seda, mida kõik teised normaalseks peavad. Elades nii-öelda jutumärkides normaalset elu, eks. Olla lihtsalt rahul selle karjääri valikuga, et mis ma nagu enne tegin, et see on enam-vähem okei küll. Või lihtsalt leppida sellega, mis on nii-öelda normaalsus, et ajab asja ära, eks. Et see on minu üks hirmsamaid asju, mida ma suudan ette kujutada. Ma ei ole kunagi suutnud leppida millegi nii lihtsaga, et lihtsalt minna ja teha mingit tööd, sest see on enam-vähem okei. Või lihtsalt leppida ükskõik missuguse olulise asjaga, sest see on enam-vähem okei, eks. Et alati nagu tahtnud midagi enamat, isegi kui see ei paista mitte kuidagi silmapiiril. Ja seega, et sinna jõuda, sa pead tegema mingisuguseid muudatusi oma elus. Ja leppima sellega, et sa ei tea, kuhu sul võib-olla see teine ja 3. samm sind viivad, eks, aga lihtsalt usaldama ennast. Ja uskuma, et need muudatused tasuvad ennast ära. Et see, et leppida millegagi, mis tuleviku vaates näeb välja turvaline ja teab, kuhu see enam-vähem viib. Ja samas ka tead, et see ei ole nagu päris see ikkagi, mis sa teha tahad. Ja lihtsalt leppida selle keskmisega. Ja teada selle juurde, et kui sa tead, et see on keskmine ja sa tead, et sa tahad tegelikult midagi enamat, aga ikkagi valid selle keskmis, sa tead, et see on lihtsalt turvaline valik. Et midagi rohkemat teha või saavutada, see tähendab muudatust. Ja muudatus tähendab ebakindlust. Ja ebakindlus ju tähendab seda, et ma kardan, ma ei taha seda, aga las ma jään sinna, kus ma olen. Sa ei saa olla ju kunagi oma otsusega rahul, kui sa jääd lihtsalt ebakindluste varju. Sest see, mida sa nagu päriselt tahad, vajab ju muutust ja muutusega tuleb ebakindlus. Ja üks asi, millega tasub sul igal juhul leppida ja minul samuti on see, et muutus on igal juhul vältimatu. Et muudatused juhtuvad sinuga igal juhul. Et sul ei ole sellega seoses valikuvõimalust ja muudatused juhtuvad lihtsalt meie kõigiga igal juhul. See on lihtsalt kindel, millega võid arvestada.
ja ma saan täiesti aru, et muudatused ongi hirmsad. Aga need juhtuvad lihtsalt igal juhul. Sa pead selle nagu meelde jätma, tahad sa seda või ei. Et lihtsalt ongi parem leppida sellega, et nagunii tulevad muudatused, mis tekitavad ebakindlust. Ongi hirmus, aga vahet ei ole, kas kardad või mitte, igal juhul. Nii et kui tahad midagi enamat, mis on lihtsalt tavapärane ja normaalne, siis sa pead muutuma, pead lahti saama oma keskpärasest mõtteviisist. Palju hirmsam on see, kui sa ärkad üles näiteks aasta, 2 või 5 pärast ja taipad, et sa oled täpselt samas kohas. Elad täpselt sama elu, mis sa elasid enne. Ja isegi kui see on okei ja normaalne, siis ongi küsimus, kas sa tahad seda normaalsust. Et sa oled ju siin limiteeritud aja, nii et sa peaksid tahtma parimat, mida sa suudad omale ette kujutada. Et pole mõtet lihtsalt leppida keskpärasega. Sa peaksid tahtma lihtsalt parimat ja arvestama, et see nõuabki muudatust ja uusi otsuseid. Peaks hea meelega muudatused vastu võtma ja tegema need muutused, siis, mida sa siis saad igal juhul ise vastu võtta ja saad need koheselt ära teha. Et ongi oma suhetes näiteks, oma karjääris, oma elus, vahet ei ole, kui hirmsad need on. Sest ikkagi, kui sa ärkad 2-3 aasta pärast ja saad aru, et sa oled ikka täpselt samas kohas, sest sa julgenud teha mingeid otsuseid. Ja lihtsalt sellepärast, et sa valisid nii-öelda kindla ja turvalise tee. Et minu ettepanek lihtsalt ongi see, et võta need muudatused vastu. Võta need julgelt vastu ja ära karda astuda tundmatusse. Sest tegelikult sa ei tea nagunii, mida uus päev sulle toob. Lihtsalt võta need heaga vastu ja tee ise julgeid otsuseid. Hiljem tagasi vaadates tasuvad need igal juhul ära. Sest kõige hullem on ju see, kui sa ikkagi hiljem tagasi vaadates hakkad mõtlema, et miks sa seda otsust varem ei teinud. Või veel hullem, et sa ei julgenud üldse mingit otsust teha. Sest ainus kõige hirmsam asi on see, kui sa tead, et sa ei kasutanud oma suurimat potentsiaali ära ja lihtsalt leppisidki selle kindlustunde ja nii-öelda turvalisusega, eks. Et mõtle, mis on see suur muudatus, mida sa oled juba väga pikalt tahtnud teha. See suur muudatus oma elus just, et mis sa oled kogu aeg edasi lükanud, aga samas tead, et see on sulle vajalik. Võta ja lihtsalt tee see otsus ära. Isegi kui sellele järgneb ebakindlus ja teadmatus, et kui sa sisimas tead, et sa pead selle ära tegema, siis ma võin kinnitada, et see on õige otsus. Et lihtsalt tee seda isegi, kui sul tundub see ebaturvaline. Sest lihtsalt arvestama pead, et muutused ongi ebaturvalised. Ja kui see otsus ei lähegi nii, nagu sa isegi plaanisid, sa saad alati tagasi minna sinna, kus sa alguses olid.